Postihinnad, nad ju liiguvad ja kõiguvad hästi palju päevalõikes. Miks see nii on? Eks see näitab tänast sellist jätkuvat turbulentset olukorda ja tihedat Eesti konkurentsi. Et tõesti nagu hinnad on hakanud liikuma eri asukohtades erinevalt, et mis on ühtepidi tarbijale hea, et ei ole ühtne hind, aga kindlasti ongi palju nagu küsitavusi, et miks nad nii palju liiguvad. Aga eelkõige on see konkurentsist tingitud, et keegi ei soovi ühtegi klienti oma konkurendi loovutada. Ja need hinnad on erinevad samal ajahetkel ka erinevas positsioonis? Jah, see on nüüd see, mis on septembri algusest kütusturul toimuma hakanud tagajärg. Et kui tõesti on eri asukohtades võivad hinnad kõikuda siin lausa tihti mõnel päeval lausa 10 senti. Kas see kuidagi kajastub ka, et inimesed ikkagi jälgivad, kus on soodsam, lähevad pigem sinna tankima? Kas te näete sellist statistikat ka, et on sellist tendentsi olemas? Kindlasti on see teadlikkus kasvanud, tänu selle, et hinnad on erinevad ja on olulisemaks on kliendi jaoks võib-olla see postihind, kui siis võib-olla mõelda igapäevaselt nagu soodustuste peale, aga ma arvan, see on lihtsalt hetke ajutine selline suur nagu turbulentsus, et see ikkagi tasandab üks hetk nagu ära, et ikkagi see väärtus, mis erinevate kütusefirmad siis pakuvad läbi loojusprogrammide, et selle olulisus ikkagi hakkab uuesti ajas kasvama. See vahepeal, mis toimus, mida meedias tituleeriti kui kütusesõjaks, see lõi neid kaardipakke päris palju segamini. Ühel hetkel kadusid soodustused, siis nad tulid tagasi ja nüüd on Alexela ka mänginud oma soodustuste sellise paketi pisut ringi. Räägi natukene sellest, et mis siin on toimunud? Jah, kuna meie soodustused päris helded, et andsime kütuseliitritest päris palju soodustusi klientidele, siis nagu ütlesin, kliendid soovivad, et need postihinnad oleks võimalikult lähestikku, ehk et see esimene emotsioon otsustamiseks ikkagi tuleb sest avalikust hinnast. Ehk et siis sellest klientide käitumisest lähtuvalt me täna alandasime antud soodustusi, aga see võimaldab meil olla ka selgelt oma hindadega samal tasemel, kui on ka konkurendid. Ehk et jätkuvalt meil soodustus on ja kliendid neist võidavad. Kas teil on autojuhtidel anda mõnda head nippi, et millal võib-olla võiksid need hinnad kõige madalamad olla, et millal oleks kõige mõistlikum tankida, on see näiteks nädalavahetus, nädala algus, õhtu, hommik? No ütleme, kui paar kuud tagasi oli välja kujunenud niisugune muster, ehk et hindu tõsteti kolmapäeviti, ehk et tasus tankida teisipäeva õhtul, siis täna need hinnad muutuvad ikkagi iga päev niivõrd palju ja mõtlen, et tankimine on ikkagi väga selgelt vajaduspõhine. Ja kui nüüd teisandada ümber, et mis on siis see võit või kaotus, et kui me räägime, et posti hinnad erinevad 1, 2, 3 senti, siis me räägime ühes kuus väiksemas summas, kui on üks tass kohvi nagu tanklast, ehk et ikkagi tankida siis, kui on vaja ja jätkata oma sõitu turvaliselt täispaagiga.